Dubais on palju asju, mis esmapilgul või esmakõlal tunduvad võimatud. Siin on näiteks politseiautosid, mis maksavad rohkem kui maja, suusakuurort keset kõrbe, kunstlikud saared, mis on kujundatud nagu kaart ja hooned, mis näevad välja nagu tulevikust. Aga kõige selle taga on veel suurem küsimus. Kuidas sai selline linn võimalikuks kohas, kus on nii palav, vähe vihma ja mis varem sõltus ainult kaubandusest ja naftast? Selles videos uurime 15 fakti Dubai kohta, mis tunduvad võimatud, kuid on tegelikult juhtunud. Number 15. Dubai $1 miljoni politseiautod. Enamikus riikides kasutavad politseinikud tavalisi sedaan- või maasturautosid, aga Dubais on patrullautod, mida tavaliselt näeb ainult autonäitustel. Nende politseiautode hulka kuuluvad Lamborghini Aventador, Ferrari FF, Aston Martin 177, Bentley Continental GT, McLaren MP412C, BMW i8 ja Bugatti Veyron. Dubai politsei Bugatti Veyron tunnustati ka Guinessi rekordite raamatus kui maailma kiireimad teenistuses olevad politseiauto. See suudab saavutada kiirust üle 400 km tunnis, kuid need autosid ei kasutata tavaliselt kiiretes tagaajamistes. Neid nähakse sagedamini turismiobjektide juures, avalikel üritustel ja rahvarohketes linnaosades. Nende eesmärk on tugevdada politsei kohalolekut, aidata turiste ja muuta politseinikud avalikkusele kergemini ligipääsetavaks. Nad on samuti suur osa Dubai kuvandist kui rikkast, moodsast ja arenenud linnast. Kui nähakse rohelist ja valget Lamborghinit või Bugattit, läheneb palju turiste, et pilti teha. Seetõttu ei ole need mitte ainult politseisõidukid, vaid ka liikuvad Dubai reklaamid. Dubai politsei lisab pidevalt uusi luksusautosid. Aastal 2025 olid uued Mercedes-Benzid, patrullauto ja haruldane Ferrari, mis paigutati peamistesse turismipiirkondadesse. Seega nende superautode tõeline eesmärk ei ole ainult kiirus. Neid kasutatakse selleks, et politseid märgataks, suhelda avalikkusega ja näidata maailmale Dubai luksuslikku mainet. Number 14. Müügiautomaat, mis müüs päris kulda. Dubais oli kunagi võimalik osta ehtsat kullakangitust masinast, mis nägi välja nagu sularahaautomaat. See ei väljastanud sularaha. Selle asemel sai klient valida. Masin väljastas väikeseid kullakangikesi või münte, maksta sai sularahas või kaardiga ning masin andis need välja suletult ja sertifikaadiga. Seda nimetati goal-to-go automaadiks. Masin uuendab automaatselt hinda iga paari minuti tagant, et järgida kulla hinna liikumist rahvusvahelisel turul. Lisandub ka tasu valmistamise, pakendamise ja masinateenuse eest. Sellised masinad said populaarseks Araabia Ühendemiraatides. Kõige tuntum esimene seade paigaldati Emirates Palace'i Abu Dhabis, mitte Dubais. Dubais oli ka varem selline masin, kuid see suleti hiljem. Seega ei ole õige öelda, et vanu goal-to-go masinaid võib endiselt näha kõigis nende varasemates asukohtades. See ei olnud lihtsalt viis kulla ostmiseks. Sellest sai ka turismiobjekt, sest idee võtta kullakang automaadist oli väga ebatavaline. Ja Dubai jaoks sobis see linna kuvandiga. Moodne, luksuslik ja alati valmis erilisel moel tähelepanu äratama. Number 13. Lumekuurort. Keset kõrbe. Dubai on tuntud oma äärmise kuumuse ja laiaulatusliku kõrbe poolest. Aga Mall of the Emiratesi sees on koht, mis on täis päris lund. Seda nimetatakse Ski Dubaiks. See on suur siseruumides asuv lumekuurort, kus saab suusatada, lumelauaga sõita, tooltõstukiga sõita ja mängida lumepargis. Selle sees hoitakse temperatuuri umbes -2 kraadi Celsiuse järgi, isegi kui väljas on väga palav. Seal on erinevad nõlvad nii algajatele kui ka kogenud suusatajatele. Samuti seal antakse ka jope, püksid, saapad ja muud varustust, sest enamik Dubaisse külastajatest ei kanna tavalisi talveriideid. Kuid siin pole ainus eriline asi, lumi. Siin elavad ka tõelised kuning- ja eeslipingviinid spetsiaalses aedikus. Neid hooldavad loomahoolduspetsialistid ning külastajad saavad neid näha juhendatud pingviinikohtumistel ja regulaarsel pingviinide paraadil. Pingviine ei lasta lihtsalt kõigi kätte, et neid katsuda. Kohtumised on kontrollitud ning nende tervist, toitu ja elupaika jälgitakse hoolikalt. Kuurort vajab ka suuri jahutussüsteeme, et kogu ala oleks külm ja et saaks teha uut lund. See on väga suur väljakutse, sest väljas võib temperatuur olla üle 40 kraadi Celsiuse järgi, samal ajal kui sees on alla 0. Seetõttu ei ole Ski Dubai lihtsalt tavaline lõbustuspark. See on selge näide sellest, kuidas Dubai loob oma atraktsioone. Kui kõrbes pole lund, siis nad loovad oma enda talvemaailma, kus on olemas suusanõlv ja päris pingviinid. Number 12. Päikeseloojang saabub hiljem.
talvemaailm, kus on olemas suusanõlv ja päris pingviinid. number 12, päikeseloojang tuleb hiljem. Burj Khalifa on 828 meetri kõrgune ja on endiselt maailma kõrgeim hoone. tänu selle erakordsele kõrgusele juhtub päikeseloojangul midagi erilist. Kui inimesed all enam päikest ei näe, on seda kõrgetel korrustel veel mõne minuti jooksul näha. Põhjus on lihtne. Mida kõrgemal sa oled, seda kaugemale näed sa horisondile. Seetõttu kulub kauem aega, enne kui päike sinu vaateväljast täielikult kaob. See on eriti oluline Ramadaani ajal. Sellel ajal ei söö ega joo moslemid koidikust kuni päikeseloojanguni. Seetõttu ütleb täpne päikeseloojangu aeg, millal nad võivad oma paastu lõpetada. Kuna päike loojub kõrgematel korrustel hiljem, On teatatud, et need, kes elavad üle 80. korruse, ootavad veel 2 minutit. Need, kes on veel kõrgemal, näiteks 150. korrusel, ootavad enne söömist umbes 3 minutit. See tähendab, et isegi samas hoones võivad 2 inimese päikeseloojangu ajad veidi erineda. Burj Khalifa ei loo oma ajavööndit, aga tänu selle kõrgusele tekib tõesti väike, kuid oluline erinevus päikeseloojangu ajas ülemistel ja alumistel korrustel. Number 11. Kaasaegse Dubai taga olevad välismaised töötajad. Suur osa Dubai elanikkonnast ei ole emiraatlased. Enamik siin elavatest ja töötavatest inimestest on välismaalased. Indiast, Pakistanist, Bangladeshist, Filipiinidelt, Nepaalist, Sri Lankalt ja paljudest teistest riikidest. Ametlike andmete kohaselt oli Dubai elanikkond 2024 aasta lõpuks üle 4 miljoni. Meeste ülekaal on samuti suur, sest paljud välismaalastest töölised tulevad siia üksi tööle. Nemad töötavad ehitusplatsidel, hotellides, restoranides, kaubanduskeskustes, haiglates, transporditeenustes ja suurtes ettevõtetes. Lihtsalt öeldes, suure osa kaasaegsest Dubaist on ehitanud ja käigus hoidnud migranttöölised. Kuid nende olukord ei ole ühesugune. Paljudel spetsialistidel on korralik töö ja kõrge palk. Kuid inimõiguste organisatsiooni Human Rights Watch andmetel on madalapalgalised töötajad endiselt kogenud viivitusi või maksmata jäänud palku, ebaseaduslikke värbamistasusid, passide konfiskeerimist ja ohtu, mis tuleneb äärmuslikust kuumusest. On olemas seadused ja protsessid, mis aitavad neil töökohta vahetada, nõuda välja maksmata jäänud palka ja lõpetada leping. Samuti ei vasta tõele vana väide, et kõik töötajad peavad enne Araabia Ühendemiraatidest lahkumist tööandjalt väljasõiduluba küsima. Kuid paljude välismaalaste tavaline tööviisa on endiselt seotud tööandjaga. Kui nad kaotavad töö, võib see mõjutada nende seaduslikku viibimist riigis. Seetõttu on Dubai luksushotellide, superautode ja kõrgete hoonete taga miljoneid välismaiseid töötajaid. Mitte ainult need, kes saavad hästi hakkama. Nad on ka suur põhjus, miks see kõik jätkuvalt töötab ja kasvab. Number 10. Merele ehitatud palmikujuline saar. Kui vaadata ülevalt, näeb Palm Jumeirah välja nagu hiiglaslik palmipuu, mis hõljub merel. Kuid see ei ole looduslik saar. See on inimese poolt tehtud, kasutades tohutul hulgal liiva ja kive. Ehitustööd algasid 2001 aastal. Liiv võeti merepõhjast ja toodi õigesse kohta suurte pinnasetõstelaevadega. Insenerid kasutasid ka satelliite ja GPS-tehnoloogiat, et puukuju õigesti jälgida. Alates pikast tüvest kuni lehetaoliste harudeni. Selle ümber on ka suur poolkuukujuline lainemurdja. See toimib tõkkena tugevate lainete vastu. Palm Jumeirah ulatub umbes 5 kilomeetrit Araabia laheni ja hõlmab umbes 560 hektarit. Nüüd on siin luksuslikud kodud, hotellid, restoranid, kaubanduskeskused, jahisadamad ja turismiobjektid. Siin elab umbes 25 000 inimest. Üks kuulsamaid hooneid siin on Atlantis Resort, mis asub saare lõpus. Igal palmiharul on ka eravillasid. Paljudel neist on oma rand ja otsene vaade merele. Palm Jumeirah pidi olema osa suuremast plaanist ehitada 3 palmikujulist saart. Kuid pole õige öelda, et Palm Jebel Ali on täielikult maha jäetud. Pärast pikka viivitust elustati see taas ja alustati uute infrastruktuuritöödega. See on isegi suurem kui Palm Jumeirah ja plaanis on luua üle 100 kilomeetri uut rannajoont. Palm Jumeirah'l ei ehitanud Dubai lihtsalt hooneid mere äärde. Nad muutsid ise oma rannajoone kuju ja lõid uue maa-ala, mida on näha isegi õhust. Number 9. Dubai tõus kaubasadama staatusest ülemaailmseks linnaks.
üle 50 aasta tagasi oli Dubai veel kaugel sellest moodsast linnast, mida me täna näeme. siin polnud veel Burj Khalifat, suuri kaubanduskeskusi, tehislikke saari ega pikka pilvelõhkujate rivi. Kuid see polnud ka lihtsalt tavaline kaluriküla. Dubai Creek on juba ammu olnud kalapüügi, pärlipüügi ja kaubanduse keskuseks. Siia randusid paadid, mis tõid kaupu Indiast, Pärsiast ja teistest piirkonna osadest. Suur muutus algas siis, kui Dubais avastati nafta. 1966 aastal. Selle eksport algas aga 2006. aastal. 1969. Kasutas valitsus naftast saadud tulu teede, sadamate, lennujaamade, koolide, haiglate ja muu olulise infrastruktuuri rajamiseks. Kuid Dubai naftavarud on väiksemad kui Abu Dhabil. Seetõttu mõistsid selle juhid varakult, et nad ei saa kogu elu ainult naftast tulu teenida. Nad laiendasid kaubandust, turismi, lennundust, kinnisvara, finantsteenuseid ja rahvusvahelist äri. Nad ehitasid suure sadama, vabakaubandustsoonid ja kaasaegsed lennujaamad. Sadam, luksushotellid ja projektid, mis tõmbavad kogu maailma tähelepanu. Ka elanikkond kasvas kiiresti. 2024 aasta lõpuks elab Dubais hinnanguliselt üle 4 miljoni inimese. Dubai rahvusvaheline lennujaam on saanud ka üheks suurimaks rahvusvaheliseks reisikeskuseks. 2025 aastal teenindas see üle 95 miljoni reisija. Vaid mõne aastakümnega on madalad hooned Dubai Creeki ümbruses asendunud klaastornide, maanteede, kuurortide ja merre rajatud uue maaga. Nafta ei ole olnud selle arengu ainus põhjus. Nafta oli vaid algkapital, mille abil Dubai suutis enne selle lõppemist luua muid sissetulekuallikaid. Seetõttu pole Dubai puhul kõige muljetavaldavam ainult selle hoonete kõrgus. See on see, kui kiiresti väikesest kaubasadamast sai üks maailma tuntumaid linnu. Number 8. Dubai kasutab teadust vihma suurendamiseks. Araabia Ühendemiraatides on looduslikku vihma väga vähe. Seetõttu on riigis oluline soolatustamine. Protsess, mille käigus eemaldatakse mereveest sool, et saada puhast vett. Kuid AÜE kasutab ka pilvede külvamist, et proovida vihma hulka suurendada. Pilvede külvamisega ei saa pilvi luua täiesti selgest taevast. Kõigepealt peab olemas olema pilv, milles on piisavalt niiskust. Kui ilmateadlased leiavad sobiva pilve, saadavad nad välja spetsiaalse lennuki. See vabastab väikeseid osakesi, tavaliselt soolapõhiseid materjale pilve lähedal. Need osakesed aitavad väikestel veetilkadel kokku koguneda. Kui tiigad muutuvad suuremaks ja raskemaks, on tõenäosus suurem, et need langevad vihmana alla. Kuid tulemus pole garanteeritud. See sõltub endiselt pilve tüübist, tuulest, temperatuurist ja niiskuse hulgast. Samuti on raske täpselt teada, kui palju vihma tuleb pilvede külvamisest ja kui palju langeb loomulikult. Oluline on ka selgitada, et pilvede külvamine ei suuda tormi nullist tekitada. See ei ole ka lihtsalt lupule vajutamine, et vihma kohe sadama hakkaks. See on lihtsalt üks viis proovida olemasolevatest pilvedest rohkem vihma välja saada. Kuumale, kuivale riigile, kus veevajadus pidevalt kasvab, on iga võimalik lisavihm väga oluline. Nii nagu Dubais tehakse lund kaubanduskeskuses sees, kasutab Araabia Ühendemiraadid väljas teadust, et proovida päris pilvedest rohkem vett saada. Number 7. Linn, mis oli kunagi täis ehituskraanasid. Dubai kiire ehitusbuumi ajal aastatel 2005–2008 oli peaaegu igal pool, kuhu vaatasid püsti kraana. Samal ajal ehitati Burj Khalifat, Dubai Marinat, Palm Jumeirat ja palju teisi hotelle, kontoreid ning elamutorne. Selle tõttu levis väide, et Dubais oli tol ajal peaaegu 25% kogu maailma ehituskraanasid. Kuid puudub kindel tõend, mis kinnitaks seda täpset arvu. Isegi ehituseksperdid on öelnud, et see kuulus väide on tõenäoliselt liialdatud. Selge on see, et Dubai oli tol ajal üks maailma suurimaid ehitussoone. 100 kraanad töötasid seal samaaegselt. Paljusid hooneid ehitati kiiresti, sest Dubai soovis muuta linna välimust ja majandust vaid mõne aastaga. Enamik raskedest töödest tehti migranttööliste poolt. Nad tulid Lõuna-Aasiast, Kagu-Aasiast ja teistest riikidest. Nemad valasid betooni, paigaldasid terast ja klaasi ning töötasid kõrgetel ehitusplatsidel tugeva kuumuse käes. Aga kõik aeglustus järsult, kui 2008. aastal saabus ülemaailmne finantskriis. Kinnisvaraturg kukkus kokku, mõned projektid peatati ja paljud kraalad kadusid linna siluetilt.
hiljem taastusid ehitustööd ja Dubais jätkub uute arenduste kiire kasv tänaseni. Seega ei pruugi väide, et 25% maailma kraanadest asub siin, täpselt tõele vastata. Kuid tollal oli kraanade rohkus tõesti sümboliks sellele, kui kiiresti kaasaegset Dubait ehitati. Number 6. Ostukeskus, mis tundub nagu linn. Dubai Mall ei ole lihtsalt koht ostlemiseks. See on nii suur, et tundub nagu väike siselinnak, kus on poed, restoranid, meelelahutus ja turismiobjektid kõik ühes hoones. Seal on üle 1200 poe ja väga suur kogupindala. Seal on ka tuhandeid parkimiskohti paljudele külastajatele, kes siia iga päev tulevad. Selle sees on olümpiamõõtmetes uisuväli, suur kinokompleks ja tõeline dinosauruse skelett, mis on üle 150 miljoni aasta vana. Aga selle kõige kuulsam atraktsioon on Dubai Aquarium and Underwater Zoo. Peamine paak sisaldab umbes 10 miljonit liitrit vett ja on koduks tuhandetele mereloomadele. Seal on kas haid, raid ja erinevat liiki kalad. Seal on ka pikk klaastunnel, kus külastajad saavad jalutada, samal ajal kui loomad ujuvad nende kohal ja ümber. Teistes linnades võib selline akvaarium olla eraldi suur atraktsioon. Aga Dubais asub see lihtsalt ühes kaubanduskeskuses, kus on ka uisuväli, luksuspoed, restoranid ja muud vaba aja veetmise kohad. Kaubanduskeskuse kliimaseade on samuti väga oluline. Kui väljas on väga palav, muutub see turvaliseks ja mugavaks kohaks. Kus saab sisseoste teha, süüa ja jalutada, ilma et peaks olema tugeva päikese käes. Seetõttu ei ole Dubai Mall loodud ainult ostlemiseks. See on suur kliimaseadmega kompleks, kus inimene saab veeta terve päeva, ilma et peaks välja minema. Number 5. Maailmakujuga saared. 4 kilomeetrit Dubai rannikust asub umbes 300 tehissaart, mis on paigutatud nagu maailmakaart. Seda nimetatakse The World Islandsiks. Ehitus algas aastal 2003. Saared, mis esindavad erinevaid riike ja piirkondi, loodi, kasutades tohutul hulgal merepõhjast võetud liiva. Plaani kohaselt müüakse need rikastele investoritele. Neist pidid saama eraelamud, hotellid ja luksuskuurordid. Kuid kui 2008 aasta ülemaailmne finantskriis saabus, peatus või viibis paljude arendustegevus. Seetõttu on paljud saared siiani lamedad, liivased ja hooneteta. Mõned osad on ka taas ellu ärganud. Nende hulka kuuluvad Anantara World Islands Resort ja Heart of Europe. See on luksusarendus, mille saared on inspireeritud erinevatest Euroopa paikadest. Ehitatakse ka teisi uusi villasid ja kuurorte, kuid kogu projekt on endiselt kaugel oma algsest plaanist. On ka vanu uudiseid, mis väidavad, et saared vajuvad. Arendaja lükkas selle ümber ja ütles, et sellise projekti puhul on teatud muutused ja erosioon täiesti normaalsed. Seega The World Islands ei kukkunud täielikult läbi, kuid see ei saanud ka valmis vastavalt algsele lubadusele. See on tohutu maailmakaart, mis on loodud merre ja mida siiani püütakse täita päriselu ja hoonetega. Number 4. Tennisevõistlus merekohal. Üks tuntumaid hooneid Dubais, Burj Al Arab. Seal 321 meetri kõrgune ja ehitatud omaenda tehissaarele Jumeirah Beachi lähedal. Selle kuju on inspireeritud traditsioonilisest Araabia purjepaadi purjest. Seetõttu on seda lihtne ära tunda ja sellest on saanud üks Dubai peamisi sümboleid. See on tuntud ka kui väga luksuslik hotell. Kõik majutuskohad on suured, kahekorruselised sviidid ning paljudes sisekujunduse osades on kasutatud hinnalist marmorit ja kuldseid kaunistusi. Seda nimetatakse sageli 7 tärni hotelliks, kuid ametlikku 7 tärni kategooriat tavapärases hotellide hindamissüsteemis ei ole olemas. See on lihtsalt hüüdnimi, mis sai populaarseks tänu hotelli erakordselt luksuslikule teenindusele. Hoone kõige erilisem osa on ümmargune helikopteri maandumisplats, mis asub umbes 210 meetri kõrgusel maapinnast. 2005 aastal muudeti see ajutiselt tenniseväljakuks Roger Federeri ja Andre Agassi reklaamürituse jaoks. Väljaku ümber polnud aeda, kuid see polnud ka päris võistlusmäng. Üritus korraldati hoolikalt, et saada fotosid ja videoid, mis näeksid välja, nagu nad mängiksid taevaserval. Helikopteri maandumisplatsi kasutati ka teisteks trikkideks. Siin lõi Tiger Woods golfipalli ning see on olnud ka erinevate ekstreemspordialade ja reklaamiürituste toimumispaigaks. Need trikid ei olnud kuidagi seotud hotelli tavapärase teenindusega, kuid neist said väga mõjusad reklaamid. Lihtsa fotoga tenniseväljakust, mis rippus mere kohal, suutis Dubai kogu maailma tähelepanu köita.
number 3, miks Dubais ei ole üksikisiku tulumaksu? Üks suurimaid põhjuseid, miks paljud spetsialistid ja investorid Dubaisse kolivad, on see, et seal puudub üksikisiku tulumaks. See tähendab, et tavaliselt ei võta Araabia Ühendemiraatide valitsus töötaja palgast tulumaksu maha. Isiklikku investeerimistulu ja tulu oma kinnisvara investeeringutest ei loeta samuti ettevõtlustuluks. Kuid ettevõtet pidaval inimesel võib siiski tekkida maksukohustus, kui tema aastane tulu ületab etteantud piirmäära. See ei tähenda ka seda, et Dubais pole üldse makse ega tasusid. Paljudele toodetele ja teenustele kehtib 5% käibemaks. Samuti on olemas tollimaksud, ärilitsentsid, viisalõivud, kinnisvara registreerimistasud, turismitasud ja muud valitsuse tasud. 2023 aasta juunis kehtestas Araabia Ühendemiraadid ka föderaalse ettevõtte tulumaksu. Enamiku ettevõtete puhul on esimese äritegevuse maks 0%. Maksustatava kasumi teatud osa puhul kehtib 9% maksumäär, kui see ületab kehtestatud lävendi. Vabamajandustsoonides tegutsevate ettevõtete jaoks on olemas ka erireeglid. Seetõttu ei ole Dubai täielikult maksuvaba. Suur erinevus seisneb selles, et tavapärane töötasu ei kuulu tavaliselt isikliku tulumaksu alla. Seetõttu on Dubai atraktiivne neile inimestele, kes soovivad rohkem teenida ja säästa. Kuid nad peavad siiski arvestama kõrgete üürihindade, kindlustuse, koolide, golfi ja teiste linnas elamise kuludega. Number 2. Hiiglaslik raam vana ja uue Dubai vahel. Sabeeli pargis seisab hoone, mis teeb välja nagu tohutu pildiraam. See on Dubai Frame. See on 150 meetrit kõrge ja 95 meetrit lai. Selle 2 kõrget torni on ühendatud suure taevasillaga üleval. Seda ei ehitatud ainult ebatavalise kuju pärast. Selle asukoht valiti hoolikalt, et näidata Dubai 2 erinevat palet. Ühel pool näeb linna vanemat osa, sealhulgas traditsioonilisi linnaosasid ja piirkondi Dubai Creeki ümbruses. Teisel pool näeb aga kaasaegset Dubait, mis on täis maanteid, pilvelõhkujaid ja suuri arendusi. See on nagu suur aken, mis jagab minevikku ja olevikku. Külastajad saavad ka minna vaateplatvormile ja kõndida klaaspõrandal. Mõnes selle osas näeb maad otse oma jalgade all. Kuid selle disain on olnud ka vastuoluline. Arhitekt Fernando Tonis ütles, et idee pärineb tema ettepanekust pärast seda, kui ta võitis 2009. aastal rahvusvahelise disainikonkursi. Tema sõnul ehitati see struktuur ilma, et talle oleks antud õiget tunnustust või tasu. Projekti osapooltel olid vaidluse osas erinevad seisukohad. Sellest hoolimata on Dubai Frame saanud üheks linna tuntumaks vaatamisväärsuseks. See ei näita ainult siluetti, see näitab ka, kui palju on Dubai muutunud vaid mõne aastakümnega. Esiteks, hoone, mis on kujundatud tühja ruumi ümber. Dubai moodsa silueti keskel on hoone, mida on raske teistega võrrelda. See on Museum of the Future, mis avati ametlikult 22. veebruaril 2022. See on 77 meetri kõrgune ja ümmarguse kujuga, mille keskel on suur auk. Selle välispind koosneb 1024 roostevabast terasest paneelist, mis on valmistatud tänu arenenud robotitehnoloogiale. Välispinnal olevad kujundid, mis meenutavad araabia kirja, ei ole lihtsalt kaunistuseks. Need on sõnad Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoumi avaldustest teadmiste, kujutlusvõime ja tuleviku loomise kohta. Need toimivad ka akendena. Päeval pääseb siit sisse loomulik valgus. Öösel aga tähed süttivad ja hoone kuju tuleb veelgi paremini esile. Sellel on ka selge tähendus 3 põhiosa jaoks. Ümmargune hoone sümboliseerib inimest. Selle all olev roheline küngas sümboliseerib maad. Samal ajal sümboliseerib suur tühi ala keskel tulevikku, mida me veel ei tea. See ei ole tavaline muuseum, kus näidatakse ainult vanu asju. Selle ekspositsioonid keskenduvad võimalikele tulevikusündmustele, nagu tehisintellekt, kosmosereisid, meditsiin, kliimalahendused, robootika ja uued elamisviisid. Kuid paljude külastajate jaoks on hoone ise peamine atraktsioon. See ei ole kõrgeim ega suurim hoone Dubais. Imetlust väärib siin see, kuidas inseneriteadus, araabia kunst ja lihtne idee on kokku pandud. Tulevik ei ole veel valmis, sest meie alles loome selle. Linnas, mis on tuntud suurimate ja kõrgeimate ehitiste poolest, otsustas Dubai ehitada hoone, mida ei mõõdeta ainult suuruse järgi. Seda mõõdetakse ka küsimuse järgi, mille see jätab igale külastajale. Millise maailma me ise järgmisena loome?